Eile selgusid sotsiaaldemokraatide valitsusest väljaviskamise tulemusel Reformierakonna ja Eesti 200 kaksikliiduks muutunud valitsuse uued ministrid. Reformierakonnast astus tervise- ja sotsiaalkaitseministri koha ühendamisel tekkinud sotsiaalministriks Karmen Joller. Taristuministriks sai Kuldar Leis. Kliimaminister sai uue nime energeetika- ja keskkonnaminister, sellele kohale astus Andres Sutt. Eesti 200 nimetas sotsiaaldemokraatidest vabaks jäänud kohtadele regionaal- ja põllumajandusministriks Hendrik Terrase ja siseministriks Igor Taro. Endine siseminister arvas esiti, et Eesti 200 läks midagi sassi. Eesti 200 puhul ma pean ütlema, et kui ma nüüd seda valikut vaatasin, siis mulle tundub, et seal neil läks juhatuses midagi sassi. Et tegemist on siin mingi tööõnnetusega, et võib-olla enne presidendile esitamist siis tehakse need õiged vangerdused ära. Et tõesti saadetakse maamees linna, linnamees maale. Hoia jumala eest. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et teda ajaks praegune valitsus naerma, kui asi nii tõsine poleks. Nii et eks mult on paljud inimesed praegu ka sellel nädalavahetusel küsinud, et kaua see veel kestab. Ja ma olen öelnud neile, et vaadata seda valitsust, et inimestel tuleb katsuda nüüd ise hakkama saada, et vaatamata valitsuse poliitikale, et eks selle aasta Reformierakonna maksutõusud üle miljardi euro inimestele ettevõtete rohkem tähendavad ka inimeste elu kvaliteedi langust, nagu on ka Swedbank oma analüüsis näitanud. Tegelikult ei tahaks Eesti 200 ja Reformierakond kahekesi võimul olla ja valitsusse kutsuti ka Isamaad. Reinsalu keeldus. See valitsus kindlasti on tsentrist paremal, väga selline ettevõtliku inimese, vabadust austava inimese, sõbralik, kaitses julgeolekus väga tugeva liiniga, nii et ma pigem eeldan, et Isamaa valijad ja toetajad avaldavad seda survet Isamaa juhtkonnale ka, et pigem tulla õlg alla panna riigile keerulisel ajal, mitte istuda ukse kõrval ja ainult kritiseerida. Jääb nagu mulje, et valitsusvastutust praegusel keerulisel ajal kanda siiski ei taheta. Et on tõesti väga rasked ajad, ei ole lihtne, raha jagada täna ei ole inimestele võimalik, nii et tundub, et Isamaal ei ole täna julgust tulla siiski seda valitsusvastutust kandma. Teil on kahju, et nad valitsusse ei tulnud? Ma arvan, et Isamaa tegelikult oleks loogiline täiendus sellele koalitsioonile, et seda ma olen neile ka öelnud ja loodame, et nad mõtlevad selle üle pikemalt. Nad jätkavad see sama seltskond oma poliitilise agendaga, mida nad on 2 aastat ajanud ja paraku viimased 8 kuud Michali valitsust, ta andis sellele ise oma kujundi. Ta ütles, et see oli öö ja nüüd saabub päev sellel nädalavahetusel. Ma arvan, et selle seltskonna poolt see jätkamine ja uus retoorika on lihtsalt põgenemine oma senise kehva poliitika ja vastutusest. Uus koalitsioonilepe ei ole veel valmis, seda hakatakse alles kokku kirjutama. Kuna 2/3 ulatuses jätkab senine valitsus, ajab seegi fakt opositsiooni imestama. Mehed ja naised, kes on meid juhtinud 2 aastat, räägivad tõsise näoga, et nad kavatsevad 2 kuud maas istuda ja mõelda välja, kuidas edasi riiki juhtida. See mõjuks koomiliselt, kui tegemist ei oleks eksperimendiga, mida viiakse Eesti ühiskonna peal läbi. Ma ikka loodan Eesti peale mõeldes, et antakse seal oma parim. Aga loomulikult seda võimalus oli. Praegu oli võimalus tuua tõesti omala eksperdid majanduses, rahanduses ja anda nagu võimalus meile kõigile siin Eestis, sest lõpuks valitsuse töösse sõltub, kuidas meil läheb. See võimalus jäeti kasutamata, sellest on äärmiselt kahju. Uued ministrid astuvad ametisse homsest.